Tere tulemast veel kord kõigile. Meil on hea meel, et välistööjõu uuringu vastu on suur huvi. Aeg on napp, infot on palju, seetõttu annan kohe üle sõna uuringu autoritele Siljale ja Andresele. Olge head. Tere ka meie poolt. Tervist. Et jah, nagu Tiia ütles, et infot on palju, et hakkame kohe otsast minema. Et panen ka kohe siis slaidide jagamise peale. Nii. On kõigile nähtav? On küll. Et tutvustame teile siis OSKA välistööjõu vajaduse uuringut. Et mis siis sai tehtud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel selleks, et selgitada välja, millistel tegevusaladel ja mis ametirühmades ja kui palju me võiksime siis järgmisel kümnendil välistööjõudu vajada. Et see on siis meie põhieesmärk. Et lühidalt räägin sellest, et millest meie aruanne koosneb, et natuke on seal üht ja teist veel. Et kõigepealt esimeses peatükis vaatasime erinevaid uuringuid, mis siis on viimasel aastatel nii Euroopas, maailmas tehtud, et milles see mõju majandusele ja tööturule siis seisneb välistööjõu puhul. Teise peatüki koondasime erinevad meetmed, et kuidas reguleeritakse siis erinevates riikides töörännet ja kirjeldame lühidalt ära ka Eesti meetmed. Et seal ei ole küll analüüsi, et millised meetmed on head või millised on pahad, aga see on ülevaade, et mida siis kasutatakse erinevates riikides. Ja põhiosas siis meie uuringust on siis 3. ja 4. peatükis, mis on siis kirjeldus sellest, et milline on meie välistööjõud aastal 2023 ja et kus nad töötavad ja kust nad tulevad. Ja siis ka siis lõpetuseks siis see üldprognoos, et kui palju välistööjõu me võiksime siis vajada. Et selles esimeses peatükis siis saab lühidalt just nimelt sellise ülevaate, et esiteks, miks me siis seda välistööjõu mõju majandusele ja tööturule vajame. Et ühelt poolt siis see vananev rahvastik, et meil lihtsalt noori tuleb vähem peale, kui tööturult lahkub pensionile inimesi. Teine oluline asi on ka väärtuste muutumine mingil määral. Just nimelt see, et mida parem on meie heaolu ja mida rohkem on meil haridust ja tarkust inimestel, seda vähem on neid inimesi, kes tahaks siis töötada väiksemat kvalifikatsiooni või raskemates tingimustes olevatel töökohtadel. Ja kolmas oluline, mis me siin välja tõime, on loomulikult teatud hariduse mittevastavus tööturule. Ehk siis meil võib-olla jääb natukene puudu neid inimesi, kus valdkondades on kasv kiirem või siis on keerulisem õpe ja õpe on liiga pikk, et siis sinna on nagu ei suudeta hariduse poolt siis liiga kiiresti või nii kiiresti kui vaja oleks tööturule inimesi ette valmistada. Ja loomulikult mõjutab seda ka mingil määral ikkagi majanduse kasv, et kasvuperioodil on meil seda tööjõudu rohkem vaja kui siis keerulisematel aegadel. Ja erinevatest uuringutest siis olemegi välja toonud, et millest see mõju siis sõltub, et see sõltub kindlasti rände eesmärgist, et kas ränne on olnud vabatahtlik, et keegi on tahtnudki tulla siia tööle või õppima, või siis on näiteks rahvusvahelise kaitsega tulnud inimesed, näiteks sõjapõgenikud. Mõju sõltub veel ka rände kestusest, töötaja kvalifikatsioonist, et mida kõrgem kvalifikatsioon, seda suurem on siis majanduslik mõju riigi majandusele.
konkurents versus täiendav tööjõud ongi see teema, et kas see välismaalane, kes siia on tulnud tööle, et kas tema oskused on täienduseks kohalikule tööturule või ta konkureerib siinsete töökohtadega ja loomulikult, kui ta konkureerib, siis on teatud negatiivmõju kohalikule töötajale. Ja erinevad Euroopa uuringud on ka näidanud, et riikides, kus on siis tööturu institutsioonid hästi tugevad, sealhulgas ametiühingud, et seal on siis negatiivseid mõjusid vähem, välistööjõust tulenevaid negatiivseid mõjusid tunduvalt vähem. Nüüd, mida leiab teisest peatükist, leiab siis erinevaid meetmeid, mida riigid on kasutanud. Et me oleme nad jaganud nagu tinglikult kaheks, et ühed siis nii-öelda kaitsemeetmed, et siis kohalikku tööturgu ja töötajad kaitsta just nimelt selle konkurentsi eest, et selleks on siis näiteks tööturutest, mis siis tähendab, et välistööjõudu võib värvata siis, kui kohalikult turult tööjõudu ei leia. Kvoodipiirangud erinevates riikides on need erinevad, et alati ei ole ta suhtarvuna elanikkonnast, vaid on konkreetsed numbrid ja konkreetsed valdkonnad, näiteks palgakriteerium, et kas siis keskmine palk või siis 80% keskmisest palgast tuleb maksta välistööjõule, nagu punktisüsteem, et siis riiki saavadki siseneda siis ainult sellised inimesed, kes siis vastavad teatud tingimustele. Ja hästi palju ikkagi Euroopas on viimastel aastatel rakendatud erinevaid võimestamise meetmeid, ehk siis loodudki kas siis nimekirju ametialadest, kus on suuremad puudujäägid, kuhu võib tööjõudu nii-öelda eelisjärjekorras tuua, või ka majandussektorid, mis on siis eelistatud, näiteks tihtipeale on see IKT-sektor või tervishoid. Usaldusväärse tööandja meede on siis pigem selline ka, et kui ettevõtja on ennast tõestanud, kui hea tööandja, tal puuduvad igasugused maksuvõlad ja muud kohustused riigi ees, et siis on temal nagu õigus kiiremini või lihtsamalt tööjõudu siia tuua. Mõnedes riikides kasutatakse ka töö otsimise viisat, et antakse inimestele võimalus siis tulla riiki ja seal teed leida. Ja startup viisa, startup kogukonna siis kasvatamiseks ja ettevõtete kasvatamiseks ning muud kiirmenetlusprogrammid, mis siis samamoodi, et teatud siis valdkonnale või sektorile antakse siis eelisjärjekord siis rändemenetluste läbiviimiseks. Ja võib-olla sellise uue suunana on ikkagi väga palju hakanud riigid vaatama ka sellist rändekoostöö kokkuleppeid riigi tasandil, ehk siis tehaksegi ka kahe riigi vahel siis kokkulepe, et kuidas siis teatud valdkonna töötajaid näiteks paremini siis nii-öelda töörändama reguleerida. Et kuidas toimub väljaõppe, kuidas tundub sisenemine riiki ja kuidas siis tagasiränne koduriiki. Et kui me Eesti poolt vaatame, siis Eesti kasutab ka nii kaitse kui võimestamise meetmeid oma töörände reguleerimisel, et ühelt poolt on sisserändekvoot 0,1% rahvastikust. Teiselt poolt siis või sinna lisandub ka palgakriteerium keskmise palga näol ja tööturutest, et kui kohalikult tööturult ei saa tööjõudu, et siis Töötukassa loaga on võimalik siis välistööjõudu tuua. Ja võimestamise poolt, et Eesti oli üks esimesi, kes siis tegi selle startup viisa ja sellele on järgnenud siis kasvuettevõtete viisaprogramm. Ning kvoodi erisustena on siis seest meil näiteks IKT spetsialistide regulatsioon ja tippspetsialistide regulatsioon. Et võib-olla märkusena veel juurde öelda, et need erinevad meetmed on tihtipeale kombineeritud. Et kas või see tippspetsialistide regulatsioon, et sinna juurde käib ka kindlasti palgakriteerium, et siis see peab olema 1,5-kordne Eesti keskmine palk näiteks. Et seda saab siis täpsemalt lugeda meie aruandest.
Ja kui me nüüd lähme põhiosa juurde, siis me kõigepealt peame rääkima sellest, et keda me siis välistööjõuna antud uuringus käsitleme. Me leidsime, et välistööjõud on ikkagi mitte Eesti kodanikud ja seda siis nii Euroopa Liidu kodanikud, sealhulgas siis Šveitsi, Norra, Island ja Liechtenstein ja kolmandate riikide kodanikud. Ja nende Eestis elamise ja töötamise alused on hästi erinevad. Et ühelt poolt on siis Euroopa Liidu kodanikud, kes siis võivad tulla, millal nad ise tahavad ja siia elama asudes siis teatud oma aadressi registreerimisel siis kehtib neile tähtajaline elamisõigus, mida siis peale 5 aastat saavad nad taodelda näiteks pikaajalist elamisõigust Eestis. Kolmanda riigi kodanikud saavad siis tulla ka samamoodi, et kas siis tähtajalise elamisloaga, kui on töökoht olemas, mis siis on 5-aastane või ka pikendatav. Ja siis on ka pikaajaline elamisluba, kui juba on siis teatud aeg Eestis elatud, võimalik taotleda. Ja lisaks on siis lühiajaline töötamise registreering, kus siis saab töötada näiteks siis D-viisa alusel või ka viisavabalt, kui on antud riigiga teatud viisavabadusega kokkulepped. Lisaks on meil tööl välismaalasi ka näiteks lähetatud töötajatena, mis on siin sinisega märgitud. Et ka meie uuringus neid otseselt andmestikus ei ole kajastatud. Me oleme kajastanud natuke Tööinspektsiooni andmeid nende kohta, et neid me nagu otseselt analüüsida ei saanud. Ehk siis antud uuringus me räägime eelkõige siis tähtajalise elamisõiguse või elamisloaga inimestest Eesti tööturul. Ja me nimetasime nad nagu ajutiseks tööjõuks. See võib-olla ei ole kõige parem sõna, et võib-olla siis, aga antud juhul ta ikkagi on selle võrdlusega, et meil on püsiv tööjõud ja ajutine tööjõud. Et siis püsivat tööjõudu me käsitleme nagu Eesti kodanikegi tööturul. Et nad on siin pikaajaliselt. Ja selles uuringus siis välistööjõud ja selle vajaduse osas me käsitleme siis just nimelt seda ajutist ehk siis tähtajaliselt Eesti riigis, tähtajalise alusega Eesti riigis viibivaid kodanikke. Aga numbritest hakkab rääkima Andres. Ja, et enne kui ma selle numbrite pildi ette panen, ma ütlen, et kust me need andmed saime. Et me siis andmealuseks on siis Maksu- ja Tolliameti töötamise register. Ja sinna on liidetud juurde 2 andmebaasi, mis on siis politsei elamis- ja töölubade register ja lühiajalise töötamise register. Et need 2 andmebaasi on siis liidetud töötamise registrile. Aga pannes numbrite pildi ette, siis esialgu tundub pilt väga kirju. Et võib-olla siis alustame siit ülevalt poolt pihta vaikselt. Et välismaalasi kokku on meil Eesti tööturul 143 000. Ja laias laastus võib siis välismaalased jagada 2. On siis püsiv tööjõud 76 700 ja ajutine välistööjõud 66 400. Et võib-olla vaatame korra seda vasakut poolt, et kes siis need püsivad tööjõud, kes on siis meie selline Eesti kohaliku tööturu osa, on siis ühelt poolt siis 4700 on siis alalise elamisõigusega Euroopa Liidu kodanikud, kes meil siin püsivalt elavad. Põhiliselt on siis lätlased, leedukad, soomlased, et see on selline esikolmik. Ja teine kõige suurem grupp on siis pikaajalise elaniku elamisloaga elavad siin nii kodakondsuseta isikud kui ka siis Vene kodakondsusega isikud. Et see on siis
kes siin elavad pikaajaliselt ja neid võib lugeda siis Eesti kohaliku tööturu püsiosaks. Nii, aga millele siis meie uuring keskendub, on siis ajutine välistööjõud, keda on siis 66 400 kokku. Ja kõige rohkem on neid siis tähtajalise elamislubadega, mis siis antakse kolmandate riikide kodanikele kuni 5 aastaks. Ja kõige rohkem on siis muidugi ukrainlasi. Siis siin 6000 on siis tähtajalise elamisõigusega. Need on siis Euroopa Liidu kodanikud. Ja ka ütleme, et lätlased, soomlased, itaallased, prantslased, sakslased, see on selline top 5. Ja siis kolmas grupp on siis lühiajaline töötamine, 9400. Ja siin on lühiajaline töötamine, see tähendab, et kas ta on siis viisa alusel või viisavabalt, kui on riikidega vastav kokkulepe. Aga see tähendab, et inimene võib olla Eestis kuni 12 kuud ja siis ta peab lahkuma. See on see põhiliselt hooajatööd ja millised riigid, jällegi siis Ukraina, Moldova, Usbekistan, Gruusia ja Venemaa on siis top 5 selline järjestus. Järgnevalt ma näitaks ka natuke trende, et kuidas see pilt on siin aastate lõikes muutunud. Et tegelikult välistööjõudu on meile lisandunud siin aasta-aastalt päris hoogsalt. Et miks on selline ajaperiood 2019 kuni 2023 tuleneb sellest, et 2019 loodi siis töötamise register, kus siis tekkis ettevõtetel kohustus oma töötajad kõik kirja panna. Et seetõttu on siis 2019 meil sellised andmed võimalik välja tuua. Aga kui me vaatame siin ülemist joont, siis 5 aastaga on siis suurenenud välistööjõud Eesti tööturul 35 000-lt 66 000-le. See on päris suur tõus. Kui me vaatame neid riigilippe siin, siis näeme, et tegelikult ukrainlased on moodustanud välistööjõust enam-vähem poole kogu selle perioodi jooksul, võib-olla siin lõpus isegi rohkem. Et muud on siis Vene, Valgevene, Läti, Soome, et kui siit vaatame 2019. Mis siin perioodi keskel on juurde tulnud, on siis Moldova ehk siis Ukraina naaber 2021 alt teine lipp 1420. Et see on nagu viimaste aastate muutus. Siis 22 tekkis top 5-ga siis Usbekistani kodanikud, mis siis jälle 23 aastal on paarisaja võrra vähenenud, et neid siin nii palju viimasel vaatlusalusel aastal enam ei olnud. Ja viimasel aastal siin top 5 mahub ka India, et see on nagu selline, kust on välistööjõudu päris kõvasti tulnud. Aga paneme selle pildiga korraks sellisele maailmakaardile. Siis Ukraina on muidugi põhiline see koht, kus meil välistööjõudu tuleb, aga siis teine on siis Vene ja Valgevene 7500, Euroopa Liit umbes 6000, aga on ka kaugemalt, et tegelikult see muster, kus need inimesed tulevad, on väga kirju, et meil oli seal üle 150 riigi vist, kust need inimesed pärinevad. Aga kui rääkida natuke lähemalt, siis kui võtta näiteks Ameerika kokku, siis põhilised on siis USA kodanikud ja lõuna poolt siis Brasiilia, kes siis tööandjate sõnul püsivad siin 2-3 aastat ja siis jälle lähevad ära, kuna ilm on siiski liiga külm.
Aafrikast on meil siis põhiliselt on Nigeeria ja teisel kohal on siis Lõuna-Aafrika Vabariik, kus on siis paarsada välistöötajat meie tööturul. Ja siis Aasias on põhilised on siis nimetatud India ja järgnevad siis Pakistan ja Bangladesh, et see on selline esikolmik, kus siis Aasial poolt tulevad. Ja kui me räägime siin STAN-riikidest kokku, siis kokku on sealt umbes 2000 töötajat Eesti tööturul ja siis Usbekistan on umbes pool nendest, kui me räägime STAN-riikidest, keda siin sellel kaardil ei ole ja siis võib-olla veel on siis nimetatud Moldova, keda on siis ka 2000, et need võiks siia teiste juurde lisada. Aga edasi siis, millistel ametiala gruppides siis välistööjõudu protsentuaalselt kõige rohkem võib leida, et siin need välistöötajad on siis selle protsendi osakaalu järgi sellel joonisel siis reastatud. Et kus siis kõige rohkem on. Ja kõige rohkem on siis metalltoodete ja konstruktsioonide valmistajad, ehk siis siia alla lähevad ka keevitajad, et iga neljas selle valdkonna inimene on siis väljapoolt pärit. Siis lukksepad, siin on mõeldud hoone tehnosüsteemide lukksepu, et neid on ka iga viies on siis väljaspoolt, samamoodi nagu tarkvaraspetsialistid, IT-sektor. Päris palju on ka toiduainetööstuses, kes siis on tublit täiendust saanud Ukraina töötajate läbi, toidu ja jookide tootjaid ka iga viies ja tegelikult siin kaubanduses, tootmises, lihttöö puhul on ka iga viies on siis välistöötaja. Peatumata sellel pikemalt, vaatame korra sektoreid, et kus siis on need sektorid, kus siis meie välistöötajad on. Et vaieldamatult kõige suurem sektor on siis töötlev tööstus. 13 700 välistöötajat aastal 2023. Siin järgneb siis kinnisvara, haldus ja abitegevused. Et 10 000. Et siin võiks välja tuua seda, et umbes poole sellest moodustavad sellised firmad, mis pakuvad renditööjõudu. Ehk siis sellest 10 000 5000 on umbes renditöötajad. Lisaks siis puhastusteenindajatele. Aga need 5000, umbes 90% töötavad jällegi töötlevas tööstuses. Et seetõttu on siis töötleva tööstuse osa selle võrra suurem. Ja mis edasi on sellised traditsioonilised, et ehitus, IKT, kaubandus, et need on sellised traditsioonilised, kus me võime hästi palju välistööjõudu kohata. Järgnevalt edasi ametiala pearühmade juurde. Et kes nad siis ametiala pearühma järgi on. Et kui jagada laiast laastust need välistöötajad kolmeks, üleval oleks siis juhid ja tippspetsialistid ja siis rohelised tulp lihttöölised vahel, et see vahemik, mis oleks siis tippspetsialistide ja lihttööliste vahel, nimetaks neid tinglikult oskustöötajateks, siis neid oleks kõige rohkem, 35 650. Tippspetsialiste juhte 11 500 ja päris lihttöölisi, kelle siis amet ei eelda erilist väljaõpet, vaid väljaõpe toimub koha peal, siis 15 400.
et see on nagu selline sihuke suurem pilt ametiala pearühma järgi. aga ma võtsin ka sellise ajalise trendi, et kuidas see on nagu muutunud ajas. siis tippspetsialiste juhte on tegelikult tulnud juurde pea 2 korda, et 2019 oli neid 5150, siis 2023 on juba 11500. ja kus nad siis rakendunud on? et kõige rohkem on ikkagi IT-sektoris on tippspetsialiste ja juhte, et 36%. ja edasi haridus ja teised valdkonnad. ja mis oli huvitav selle pildi juures, et me vaatasime neid samu proportsioone ka siis 5 aasta lõikes. ja tegelikult see proportsioon oli praktiliselt muutumatu, et kui selle pilt võtta mõni varasem aasta, siis need osakaalud jäid umbes samaks, et IKT haridus ja siis teised valdkonnad edasi, et see on tippspetsialistide seis. Nii. Sama pilt siis oskustöötajate kohta. Et kasv on natuke väiksem kui tippspetsialistide puhul, 20 000-lt 35 650-le. Aga ikkagi päris märgatav kasv. Ja siis samamoodi, kus need inimesed siis töötavad, on siis kõige rohkem töötlev tööstus, 29%, ehituses 15%. Siin natuke mõned muutused ajas olid, näiteks ehituse osa on natuke vähenenud, kaubanduse osa suurenenud ja tööstuse osa on enam-vähem samaks jäänud aastate lõikes. Et tööstuse osa on kõige suurem olnud ka aastate lõikes. Ja viimasena sellest sarnasest jaotusest siis lihttöölised, kelle siis amet ei eelda erilisi oskusi, väljaõpe toimub täiesti koha peal. Ja ütleme, et arv on päris korralikult suurenenud. 5660 ja siis viimane aasta 15 410. Et päris 3 korda ei ole, aga päris suur kasv. Ja edasi siis, kus nad siis töötavad, päris palju lihttöötajaid liigub läbi rendifirmade, mis on käib siia haldus- ja abitegevuste alla. Nende osa on ajas isegi kasvanud, aga siin on ka puhastusteenindajad, et see kinnisvara hooldus. Siis töötlev tööstus, majutus, ehitus, et aastate lõikes ehitus on natuke isegi langenud ja töötlev tööstus siis veidi kasvanud, et see on nagu selline, ütleme, selline trend. Nii, aga siis edasi. Edasi võtan sõnajärjel jälle üle, et kurk liiga kuivama ei hakkaks. Et kui me nägime eelnevalt jooniselt, et lihttööliste osakaal on nagu väga-väga kõvasti kasvanud, siis eelkõige tuleneb see ikkagi sellest, et meil on väga palju Ukraina sõjapõgenikke, ehk siis siit jooniselt vaadates siis alumine rida, et rahvusvahelise kaitsega Eestis viibivad inimesed, et nende seas on ikkagi lihttöölisena hõivatud 40%. Ja miks see nii on? See on nii, et lihttöö on nagu üks väheseid või kõige lihtsam viis siis nii sõjapõgenikel kui teistel rahvusvahelise kaitsega riiki saabunutel tööturule siseneda, sest seal on kõige väiksemad nõuded kvalifikatsioonile ja keelele. Samuti siis on rohkem
lihttöölisi just lühiajalise töötamisega Eestis viibivate inimeste sealt, kes siis ongi, kelle hulgas on ka näiteks hooajatööd, et siis maasikakorjajad näiteks, et nad viibivadki siin väga lühikest aega ja teevad oma töö ja lahkuvad. Nüüd, mida siis kõrgema kvalifikatsiooniga siis tekib, on töötamisega Eesti riiki tulnutest, näiteks on siis kolmandik on siis tippspetsialistidena hõivatud. Euroopa Liidu kodanike seas on rohkem tippspetsialiste ja õpirände seas. Õpirände seas tuleb nagu tähele panna seda, et meil just enamus doktorante on töölepingutega, nooremteaduri töölepingutega hõivatud ja meil õpirändes või doktorante kolmandatest riikidest on päris palju. Ja veel võib-olla üks asi, mida siin peab nagu tähele panema, et Euroopa Liidu kodanike seas võivad ka olla õpirändajad või ka pererändajad selles mõttes, et Euroopa Liidu kodanik ei pea kuskil nii-öelda kinnitama, et mis eesmärgil ta on nagu Eestisse tulnud. Et seetõttu nemad siis kajastuvad kõik selle ühe rea all. Võib-olla kui siin siis veel edasi minna, et nende erinevate aluste peale, et millise elamisloaga inimesed tööturul on ja hästi palju kirgi küttev kvoodi teema, et siis tänu sellele, et meil on nagu väga palju rahvusvahelise kaitsega inimesi ehk siis ajutise kaitsega ukrainlasi ja täiendava kaitsega, moodustavad peaaegu 47% kõigist tähtajalise elamisloaga töötajatest, siis on see kvoodi ka tulnute osakaal ainult 12%. Selline oli seis 2023. aastal. Et päris palju on tööturul ikkagi ka pereliikmeid, et kui inimesed on tulnud siis kas õppima ja töötama ja toonud kaasa oma pereliikmed, siis ka pereliikmed on leidnud siis omale töökohad meie tööturul. Tippspetsialisti erandi moodustavad siis 4% ning IDU ehk siis startup meede ja kasvuettevõtete meetmega siis 2% nendest 50 000. Nii, aga võib-olla räägime natuke täpsemalt ukrainlastest meie tööturul ja kui me siit esimeselt pildilt näeme, või eelnevalt juba oli Andrese piltidelt näha, et ukrainlased moodustavad praktiliselt poole välistööjõust, et siis siin on nagu, see pilt näitab sama, pluss siis oleme juurde pannud selle tulpadena selle, et kui palju nendest ukrainlastest siis on just nimelt need ajutise kaitsega, et lühidalt siis sõjapõgenikud. Et kõigist ukrainlastest siis üle poole ikkagi sõjapõgenikud. Ja ametiala gruppidest on ka näha, et kui neid kõige rohkem ukrainlasi on meil ehitajatena ja koristajatena või metalltoodete valmistajatena, siis see viimane tulp, punasega numbrid, seal on siis näha, et kui palju kõigist ukrainlastest sellel ametialal on siis sõjapõgenikud ja siin ongi näha, et need on eelkõige just nimelt sellised ametiala grupid, kus siis on need nõuded keelele ja kvalifikatsioonile võimalikult madalad, et sai kiiresti tööle, ehk siis koristajad, lihttöötajad tootmises, kaubanduses, toitlustuses, müüjad või muud lihttöötajad. Et see on see seis. Aga mis sellest tuleb, on see, et kui me eeldame, et vähemalt pooled neist ukrainlastest võiks nagu Eestisse jääda, siis me siiski eeldame, et 10 aastaga nad õpivad keele ära, nad saavad oma kvalifikatsioonid tõestatud ja nad liiguvad siis nii-öelda lihttöö ametitelt rohkem siis
nii-öelda parema kvalifikatsiooniga ametitele. Ehk siis võiks eeldada, et need Ukraina põgenikud, kes täna siin on ja kes siia jäävad, et siis nende seas lihttöölise ametite osakaal nagu tunduvalt väheneb ja kasvab nii siis oskustöötajate kui siis tippspetsialistide osakaal. Ja valdkondadest võikski siis eeldada, et siis need koristusvaldkonnad vähenevad ja võiks ka näiteks tervishoidu rohkem sisendit tulla või ka isegi haridusse valdkonda siis Ukraina kodanike näol. Nüüd idusektorist räägib jälle Andres. Ja, lisaks ukrainlastele ka idusektor oli üks sellise väikses fookuses sellele uuringule, et selle uuringu tellis MKM ja siis soov oli, et vaadatage, mis idusektoris toimub. Ja kokku on siis idu- ja kasvuettevõtetes siis 13 600 töötajat. Ja kuidas nad jagunevad? Õive kokku, et siis 71% on siis meie enda inimesed ja 29% sellest 3600 inimesest on siis välistööjõud. Ja see võttes selle nii-öelda sektoriselt veel omakorda välja, siis enamik on iduettevõtetes ja siis 647 on siis kasvuettevõtetes. Et see on selline süke üldine pilt. Aga edasi, kus nad siis tulevad? Et tegelikult see pilt on päris kirju. Kokku me loendasime 117 riiki, kus siis idusektorisse on tööle tuldud. On siin lähemalt Ukrainast, Venemaalt, Euroopa Liidu riikidest erinevatest, aga on ka kaugemalt. On nii Ameerikast, kõige rohkem on siis Brasiiliast 260 inimest, siis Aafrikast on siis Nigeeriast, sellest 440-st 245 on siis Nigeeriast ja sealt Aasia poolt on siis põhiliselt Indiast ja Pakistanist, et kokku Indiast ja Pakistanist on siis 400 inimest tulnud siis meile idusektorisse tööle. Aga kes siis see välistöötaja, millistel ametialadel ta siis kõige rohkem on? On siis loomulikult kõige rohkem on siis arendajad. Et iga kolmas on siis tarkvaraarendaja. See protsent siin viimases lahtris on siis sellest idusektori välistööjõust tervikuna, et siis sellest 13 000-st. Ehk siis 3000. Jah, 3000-st siis sellest protsent. Siis teine on siis administratiivtöö lihtametnikud, kes on siis siia alla käivad siis erinev klienditugi. Ja päris palju on siis just Nigeeriast ja Brasiiliast tulnud meile erinevatele klienditoe ametitele välistööjõudu. Ja kolmas suurem on siis finantsanalüütikud. Kuna ka päris paljud idusektori ettevõtted tegutsevad finantssektoris, siis see on täitsa selline oodatav tulemus. Edasi süsteemihaldus ja erinevad turundusspetsialistid ja juhid, et see on selline top 5, kus siis idusektori välistööjõud töötab. Nii, aga edasi kõige võib-olla põnevama osa juurde üldprognoos, mis siis tuleb erinevatest OSKA uuringutest kokku. Et mida siis OSKA prognoosib, on see, et hõivatute arv võiks siis 12 aasta perspektiivis kasvada umbes 30 000 hõivatu võrra, mis on tegelikult suhteliselt konservatiivne prognoos, mis tähendab, et
Eesti tööturul oleks umbes 5% õpetajaid rohkem. Ja kus me siis kasvu näeme ja kus me siis kahanemist näeme? Et kui võtta need samad ametiala pearühmad, mis siin varasemalt erinevates joonistel olid, siis kes siis kasvavad, on siis tippspetsialistid ja tehnikud. Et see on see koht, mis siis võiks tulevikus kasvada. Ja teiselt poolt siis kahanemist näeme erinevate kontoritöötajate ja klienditeenindajate osas ja samuti ka siin täitsa allpool lihttöölised. Need on need ametid, mis võiks siis lähima 10-12 aasta jooksul natuke väheneda tööturul. Et vaatame lähemalt ka sellel joonisel on siis tippspetsialistid ja juhid. Et kus meil siis kõige suurem puudus on ikkagi IKT, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne ning samuti töötlev tööstus. Et need on need sektorid, majandusvaldkonnad, kus siis tänase haridussüsteemi või hariduspakkumise jätkudes meie oma vajadust ära ei kata. Et puudu jääb umbes 1400 tippspetsialisti või juhti aastas. Ja tuues siis samasuguse pildi oskustöötajate osas, siin ma räägin sellest oskustöötajatest kõige laiemas mõistes, siis nende puhul võib puudujääk olla kuni 700 oskustöötajat aastas. Siin tuleb muidugi arvestada teatud piirangutega. Et osades valdkondades, näiteks kaubandus, veondus, tööstus on hästi palju ameteid ka selliseid, kus siis vajadust põhjustab voolavus. Ehk siis töötajad pidevalt vahelduvad. Või siis on ka näiteks transpordis, võtame näiteks autojuhid. Et tegemist on täiesti siukse turutõrke olukorraga, et iseenesest ametikoolituse läbib aastas 100 inimesi, aga veoautojuhtidena tööle ei asu. Või siis näiteks ehituses, et kui me võtame ehitusvaldkonna, siis koolitatakse piisavalt viimistlusega tegelevaid inimesi, aga puudu jääb konstruktsioonide ehitajatest. Et siin tuleb vaadata juba lähemalt OSKA uuringutesse sisse, et mis ühes või valdkonnas see kitsaskoht või teema täpselt on. Ja nüüd siis lõpetuseks need võib-olla siis kõige huvitavamad slaidid või vähemalt need, mis siis pealkirjale vastavad ja eesmärgile, et kui palju meil siis ikkagi seda välistööjõudu vaja on. Ja siis võtsime sellest lähtuvalt, et kui palju meil on täna tööturul hõivatud ja kui palju meil on OSKA prognoosist tulenevalt puudujääk, siis me leiame, et tippspetsialiste võiks Eesti tööturul olla siis järgnevatel aastatel ca 11 000 ja oskustöötajaid siis ikkagi 27 000 inimest. Nüüd lihttöölisi, et see viirutatud osa siin näitab tänast Ukraina sõjapõgenike osalust või osakaalu antud siis ametirühma tööliste hulgas. Ja tõenäoliselt siit see osakaal kindlasti väheneb, aga kuna, nagu Andres ütleski, et ka lihttöötajate vajadus väheneb, et siis see tulp võib-olla võiks aastatega väheneda. Samas jällegi, kui me mõtleme nagu sellest, et väärtusmaailma põhiselt, et kas Eesti noor tahab prügiautojuhiks minna, siis ta võib-olla ei taha. Et kuidas, mis me siis teeme selle osaga, kust leida need lihttöölised. Aga see selleks, et me jah leiame siis, et kuna ajutine tööjõud ehk tähtajaline tööjõud täna siin olles ka, ta on tähtajaline sellepärast, et tema elamisluba lõpeb, ehk siis osa nendest inimestest liiguvad edasi või tagasi,
mis tähendab, et see 26 000 oskustöötajat, kes siin täna on teatud osas vaja nagu ka iga-aastaselt nii-öelda asendada. Ehk siis jah, et kokkuvõttes võiks siis olla 11 000 tippspetsialisti ja 27 000 oskustöötajat meil tööturul järgnevatel aastatel. See osakaaluna nüüd tegelikult väga ei muutu, et kui meil täna on, siin oli ligi 9% hõivest on välistöötajad, et siis see osakaal võiks jääda hoolimata väiksest kasvust samaks. Ja see siis jagunebki ka natuke erinevalt, et tippspetsialistide seas võiks siis olla aastal 2035 5% välismaalasi, oskustöötajate seas 8% ja tõenäoliselt lihttöötajate hulgas jääb nende protsent siis kõige kõrgemaks, et 15%, kuigi siis nii-öelda absoluutnumbrina on see väiksem. Ja natuke tegime ka soovitusi, kuigi me ju otseselt rändepoliitikat ei analüüsinud antud uuringus, siis mis meile silma jäi, et millele võiks mõelda, kui siis selle rändepoliitika arendamise ja parendamise kallale minna. Et tundus, et see on natukene ikkagi killustatud ja esiteks erinevate ministeeriumite ametite vahel, ja kõigil on omad eesmärgid rändega seoses, aga et vaja oleks sellist ühtset alust, et mis siis on need töörände eesmärgid ja põhimõtted, millest siis kõik saaksid oma tegevustes ja poliitikas lähtuda. Ja võib-olla ikkagi ka mõelda siis selle käigus ka natukene selle kvoodi üle, et mis eesmärki see täidab, kellele see võiks olla suunatud, kui suur see võiks olla loomulikult või ka kas on ka alternatiivne, et Eesti tööturgu ja siis rahvast ja kultuuri kaitsta mingite teiste meetmetega. Palgakriteeriumid, et erinevad riigid liiguvad, võib-olla näiteks Taanis liigutakse väga palju rohkem palgakriteeriumide peale, et on erinevad palgakriteeriumid siis tippspetsialistide lubamisele ja oskustöötajate lubamisele. Et seda võiks ka meil kindlasti jätkata, võib-olla võiks ka palgakriteeriumeid siduda nagu valdkondadega mingil määral, et sellepärast, et kui me tahame, ma ei tea, näiteks tervishoiu või sotsiaaltöö valdkonda, siis need palgad on väga erinevad kui IKT sektori palgad, et seetõttu võib-olla ühe palgakriteeriumide kõigile valdkondadele on natuke keeruline opereerida. Ja kindlasti võiks rohkem tähelepanu pöörata just nimelt siis õpirändele ja ka pererändele, et aga õpirändele just selles vaates, et kui meil on nagu valdkonnad, kus õpe on pikk ja inimesi vähe, et siis sinna rohkem suunata ka välisõppurit, kes siis õpiks samal ajal ära ka nii-öelda eesti keele ja kultuuri, et tema see integratsioon ühiskonda oleks juba läbi õppeperioodi nagu lihtsam. Ja ta võiks siis meie tööturule sisendit anda. Ja usaldusväärse ettevõtja meedet, siis need ettevõtted, kellega me suhtlesime uuringu tegemise käigus, et see võiks küll kiirendada ja menetlusprotsesse, mida võiks sisse viia. Ja viimaseks siis võib-olla ka ikkagi see riikide vahelise kokkulepetega kontrollitud töörännet rakendada, ehk siis riigi tasandil valida siis välja need riigid, et kellega võiks olla turvalisem selle töötajate nii-öelda tööränne ja vahetamine, ja tehagi siis nii-öelda riigi tasandil kokkulepped ja inimeste liikumiseks. Et selline see meie uuring sai. Nüüd vist on küsimuste aeg. Aitäh, Silja ja Andres, väga huvitav. Küsimusi hetkel ei paista chatist
ei paista ka käsi püsti olevat, et palun seda teil teha, kes soovivad kommenteerida või küsimusi esitada. Aga Ulla, sina oled tellija kingades. Kas sa tahaksid midagi ütelda või küsin sinu käest, et kas tellija sai, mis soovis? Tere, suur aitäh, mis ma tellija poolelt ikka saan öelda, kui veel kord, et suur aitäh Oskale ja kiire vastus küsimusele on, et jah, saime seda, mida soovisime, et see on nüüd väga heaks aluseks edasi minna ka valitsuses nende aruteludega, et kes need välismaalased siin Eestis on, mis alustel nad siin viibivad, mis on meie mured ja rõõmud kvalifitseeritud tööjõupuudusega ja kas ja kuidas kolmandate riikide kodanikud saavad selles küsimuses meid aidata ja teha seda hästi andmepõhiselt, teaduspõhiselt, kuna vahel arutelud välismaalaste üle võivad kippuda minna siis emotsionaalseks, et väga hea, et meil on nüüd see OSKA uuring ja andmed nende edasiste arutelude aluseks. Aitäh veel kord! Aitäh sulle, Ulla, heade sõnade eest. Sirje ütleb, et ta tahaks küsida küll, aga ei leia kätt, aga ehk sa leiad siis selle nupu, kus sa mikrofoni saad lahti teha. Jaa, tervitus. Ma tõesti ei leia kätt, et ma ei tea, mul ei ole praegu seda kohta ekraanil. Aitäh, Sirje Potissepp, minu nimi ja Toiduliidust, et mul küsimus härrasmehele, kelle nime ma juba suutsin unustada, aga Andres. No nii, et uuringus oli ühes kohas märgitud üsna alguses, et 19% välistööjõust on toidusektoris. See on siis 1430 töötajat. Et kas on meil võimalik näha ka kusagil nende töötajate konkreetset jagunemist toidutööstuses? Et miks ma seda küsin? Küsin selles valguses, et mul on ausalt öelda postkast punane peaministri toodud näitele, et välistööjõu kvooti suurendada, et siis näiteks toidutehnoloogid. Ma ei tea ausalt mitte ühtegi Eesti toidutööstust, kes ihaldaks oma tootmisesse välistoidutehnoloogi. Mitte ühtegi. Ehk et minu küsimus on, kas me näeme, kuidas jaguneb 1430 inimest siis tippspetsialistide, oskustööliste ja lihttöötajate vahel? Kas me näeme neid arve, kas me saan need arvud kuskilt? Aitäh! Jah, et uuringus me päris sellise täpsusega ei ole vaadanud, et meil on nagu hästi suured sektorid. Et töötlev tööstus on kõik koos. Ja kui me räägime ettevõtete tasandist, siis ettevõtteid meie ei näe, et mis firmades nad konkreetselt need inimesed töötavad. Et selles mõttes jään natuke vastuse võlgu. Ja ei arusaadav, ma ei pidanudki silmas ettevõtteid, ma lihtsalt tõin selle näite, et mina ei tea ühtegi ettevõtet, kes ihkaks oma ridadesse välistoidutehnoloogi. Ehk et toidutööstusel üldiselt on lihttöötajaid päris palju puudu ja tõesti ka meie sektoris töötavad ikkagi ukrainlased. Väga kenasti tõite välja, et nende osakaal on väga suur ja tegelikult on ju see väga hea, kui need inimesed on leidnud vähemasti mingigi töö, et nad saavad endale sissetuleku ja samas aitavad ka nii-öelda meie sektorit, aga kindlasti ei ole neid nii palju. Et mind huvitaks jah see, et ma näen, et töötlevad tööstust, aga võtta ongi, et iga spetsiifiline sektor tahaks ju nagu oma numbreid saada. Et selles suhtes ma ei kahtle numbrites. Aitäh, suurepärane ülevaade ja kindlasti saame seda kasutada. Ja ma ei ole ise endal ka teinud sektoris juba siin kümneid aastaid lihtsalt rahapuudusel sellist spetsiifilisemat uuringut. Küll me oleme varasemalt teinud seda, et see on päris huvitav olnud. Aga samas on ka muutused toimunud muidugi siin lähiaastatel ja muutused toimuvadki väga kiiresti. Nii et suur tänu. Ma lihtsalt küsisin, aitäh. Ma saan aru, et täpselt sinu vastusele me vastust anda ei saanud. Küll aga ma loodan, et sa uuringu sisse pugedes ja seda lugedes leiad ehk endale sealt neid mõtteid ja vastuseid nendele küsimustele, mis sul siis veel ehk jäävad. Ma näen, et Gert tegi mikrofoni lahti. Ole hea. Tere.
Aitäh väga põneva ettekande eest ja olen saanud tutvuda veidi selle uuringuga varasemalt, et tõesti on väga hea uuring ja selles mõttes just algandmete osas, et seal on nagu põnev sisse vaadata ja teha ja mõelda rändepoliitika kujundamisel siis järgnevaid samme. Ma tahaks korra küsida selles osas, et me nägime joonisel, et lihttöötajate arv on kasvanud aasta-aastalt. Samal ajal me prognoosime või prognoosisite, et lähiaastatel, siis või 10 aasta jooksul lihttöötajate osakaal väheneb. Et mis mõttekäik teil seal nagu taga on, et see lihttöötajate osakaal väheneb? Aitäh. Ole hea, Silja. Ja no lihttöötajate osakaal vähenemist näeb ette siis OSKA-se üldprognoos, et lihtsalt tulenevalt mis iganes automatiseerimise, digitaliseerimise tulemusena peaks neid töökohti vähemaks jääma. Mis nüüd puudutab välistööjõu osakaalu kohta lihttööliste hulgas, et kindlasti väga suure sisendi andsidki Ukraina sõjapõgenikud sinna, nii nagu ka Sirje Potisepp mainis, et seal lihttööde peal nad on ja nagu ka meie andmed näitasid, et just nimelt, kui me vaatasime neid kasvukõveraid, tippspetsialiste, oskustöötaja, lihttöötaja, siis tippspetsialistide kasvu nüüd ukrainlaste mõju oli ütleme siis peaaegu olematu, aga samas lihttööliste osas on see kasv nagu väga suures osas nagu mõjutatud just nendest sõjapõgenikest. Ja osakaaluna ka, et tõenäoliselt, et kuigi summa summarum võiks lihttöö ametikohti või hõivet siis olla vähem tulevikus, just nimelt tulenevalt siis majanduse või ettevõtete siis automatiseerimisest ja muudest sellistest arengutest tulenevalt, et siis nende välismaalaste osakaal tõenäoliselt seal ikkagi saab olema siis circa 15%. Küsimus on veel Evelinis. Kus kohas saaks lugeda lisaks usaldusväärse ettevõtja meetme kohta? Usaldusväärse ettevõtja meetme kohta on meil aruandes toodud ära Soome näide näiteks, et kuidas Soomes seda rakendatakse. Aitäh, aga head sõbrad, kui te lubate, siis võtame otsad kokku. Ma palun, et Silja jaga kord veel slaide. Just ka selleks, et jagada teiega informatsiooni, kust saab lugeda täpsemalt selle kohta, millest just Silja rääkis, sealhulgas siis usaldusväärse ettevõtja meetme kohta. Et materjalid on üleval juba täna OSKA leheküljel. Olge head, minge lugege. Julgen lubada, et see on väga põnev uuring, mida saab lugeda ja ka tänased esitlused ja siis meie video saavad olema järelvaadatavad veebis. Aga üks reklaamiminut veel lõpetuseks, et kindlasti väärivad lugemist ka tuuleenergeetika uuring, IKT seireuuring, kus vaadati otsa sellele, mis toimub IKT sektoris, kus IKT spetsialiste on Töötukassasse arvele saanud 1000, mis toimub, jälle põnev lugemine, tervishoiuvaldkonna uuring ja tervikprognoos, aga õige pea on siis ka tulemas kinnisvara valdkonna uuring ja kindlasti on põnevad ka oskuste kompassi tegemised ja oleme Tartusse OSKA-ga uuringute tutvustamist plaaninud 23. aprillil ja Oskuste Akadeemia veebiseminar on loovus kui supervõime. Me oskustele keskendume, on siis 23. aprillil. Ja kui sa veel vahetaksid slaidi, siis jätkuvalt OSKA prognoosib kõike seda, mida tööturul vaja läheb. Et tänaseks on meie infotund läbi. Ütlen suur aitäh kõigile osalejatele ja kohtumiseni järgmistel kordadel.